Tere tulemast Märtinite kodusse. Tere tulemast kindluse pealsele. Tule edasi. Mina olen Kristi, selle kodu perenaine. Mina olen Indrek. Kodu peremees. Me elame siin kokku 6 meil on 4 last ja lisaks veel kass ja koer ka. Eelmises kodus jäi meil tubadest puudu ja päris pikka aega tegelikult antud piirkonnas otsisime endale uut kodu. Otsisime krunte, otsisime valmismaju, otsisime maju, mida hakatakse ehitama. Ma tulin oma toona 4-aastase lapsega siia jalutama suvel. Istusime siin heina sees, mitte midagi ei olnud ja rohutirtsud laulsid ja hästi vaikne oli. Samas tegelikult kõik asjad on mõneminutilise jalutuskäigu ja autosõidu kaugusel. Ja lõpuks tegelikult otsuse siia kolida ja see maja paberile ära osta tegi tegelikult meie 4-aastane laps, kes ütles, et talle nii väga meeldib siin. Meie jaoks ainsad tingimused olidki, et oleks siis nii-öelda modernselt ehitatud, uued ehitusmaterjalid, uudsed lahendused ja mis väga meeldis selle juures oligi see, et on targa kodu lahendus olemas. Kuna me eelnevalt olime kasutanud sellist poolikut targa kodu lahendust, siis me teadsime, mis meid ees ootab. Ja mulle ka sümpatiseeris see, et kõik on olemas, nii paneelid, tarkkodu on ühte ökosüsteemi ära integreeritud. Ja muidugi superboonus on see tore terrassivann, kuhu saunast on võimalik minna. See fakt, et sa saad äpist panna sauna sooja, sa jõuad pikalt jooksult või rattasõidult koju, sa saad saunas käia ja saad sinna vanni mõnulema minna, et see on ka väga super. Kodu sisustamisel mees ütles mulle, et mina võin teha kõik valikud. Sellest ma võtsin kinni. Kasutasin ka sisekujundaja abi, et suuresti küll tegin ise nii-öelda oma valikud ära, aga temal palusin siis üle vaadata ja aidata joonistega ja asjade kokkusobitamisega. Minu jaoks hästi oluline oli see, et kodu oleks helge, sest nagu me teame, Eestis on umbes 8 kuud aastast väga pime, et siis ma tundsin seda, et minu kodu võiks olla siuke hele ja helgetes toonides, et annab soojust. Magamistuba on hästi oluline koht, et seal ma proovisin ka jälgida seda, et oleks hästi rahulik ja võimalikult hele ja naturaalne, et oleks hea uni. Kuna kõik toad, mis siis nii-öelda olid mõeldud, läksid laste tubadena või magamistubadena kasutusele, et kabinetti kui sellist meil ei ole. Et lapsed said oma toad ise sisustada, see oli nende kindel soov, nii et me andsime neile vabad käed. Ainsana me keelasime ära musta seinavärvi. Kui te otsite endale kodu, mis oleks avar, ruumikas, millel oleksid kõik tänapäevased lahendused olemas, sellised mugavused ja ka mõnusad asjad, suur aed ja ma arvan, et vaikne piirkond, sest siin tõesti on väga mõnus vaikne ja muidugi superägedad naabrid, siis ma arvan, et see on täpselt see koht, kuhu tulla oma kodu vaatama.